aastat, ma olen siin majas elanud nüüd 20 aastat, mul on eluaeg meeldinud vanad asjad, ajalugu, mitte sellises klassikalises mõttes ajalugu, vaid just olme ajalugu, et kuidas vanasti söödi, riietuti, käidi, kuidas need ruumid välja nägid. Et kõik lossid ja mõisad on mul nagu selline, ega hobi. See on huvitav, kui sa nagu midagi väga tahad, siis need asjad tulevad su juurde. See on nii kummaline, sul on täpselt parasjagu raha, täpselt selle asja jaoks, mida sul momendil vaja on. Mitte midagi üle ei ole, aga puudu ka ei tule. Neid juhuseid on siin majas hästi palju olnud. Ma ütlen, kõige suurem hirm alustades oli see, et ma rikun ta ära. Kõik lugesime, uurisime, vaatasime, arutasime õrnalt lahti, et mis siin all on. Igast huvitavaid asju tuli välja. Elutuba, kohe sai nagu plaan selgeks, kui sa võtsid need papid ja kihid kõik pealt ära, kus need tulid suured ukseavad välja elutoas. Sa tuled väljast tänavalt sisse, lükkad ühed laiad uksed lahti, lähed elutuppa, lükkad teised laiad uksed lahti, saad nagu ilmselt siis söögituppa, praegu elab mu isa seal ja siis lähed kööki. Ilusad vanad need paekivi astmed. Siin ees olid ka, siis me 2 trepist kokku saime siis ühe korraliku trepi, nii et meil on nende vanade astmetega veel kulunud mõnusad sellised. Ja kuidas siis kõik selle lahti võttis ja lae ka ja siis tuli välja selline šaht. Et me järeldasime, et see oli nagu püramiid ja kujuga, eks ole, lõppes muidugi katuse piiril ära ja et seal on olnud ilmselt katuseaken. Et uurisime siis jälle kirjandust, vaatasime, ega näidiseid väga ei ole. Tallinna kesklinnas, ma ütlen, et Juugenmajadel on mõned, Kalevivaparikut enam pole, Kärdlas, eks ole, seal olla olnud kõik need püramiid katuseaken. Me ise naerame, et veluksid tol ajal polnud, eks ole. Nüüd ju saab veluksi panna igale poole. Et see oli hästi huvitav ja siis andsime siis oma aknategijale siis ülesande kätte, et olgu nüüd olla 3 kusses pakett klaasiga veel, eks ole, ja et ta ikkagi nagu peaks. Ega selle paigaldamine ja veekindlaks saamine oli muidugi tegemist. Ja need, mis on ikkagi tol ajal paika pandud, kõik need 6-meetrised laiad lauad ja laelauad ja karniisid ühes tükis kõik elutoas. No nii korralik puit, et seal ei olegi mitte midagi teha, ainult värvi ja pane. Ja teine, mis meil suur üllatus oli seal tänavapoolne rõdu, see on ju hästi efektne, eks ju, mis iganes otstarbeks paraadi vastu võtta või. Ja mees varustas ennast siis kõik võimalike relvadega, et nüüd läheb, kruvib selle lahti, meil on vaja värvimisse saata, puhastusse värvimisse. Õnneks on ka need firmad kõik olemas, see Osmet ja kes need kuum värvimist teevad. Ja läks siis sinna, siis vaatas poldid ja siis lihtsalt keeras need poldid lahti ja tõstsime kraanaga alla või Delfriga vist alla, pärast kraanaga üles oli vastupidi. Kõik toimis. Mitte midagi on roostes, mitte midagi ei olnud kinni kiilunud, et see on nagu see 130 aastat, et mismoodi õigest materjalist õigeid asju tehes selle asi lihtsalt seisab. Üks suur ajend teha Vana-Haapsalu selts, see vanalinna olukord nagu, et see oli kõik nii tolmune ja räämas ja nagu nõukogude ajast tulnud, eks 90ndate lõpp. Naabrimees Alariga ja istusime siis kokku ja minu tütar andis selle hea mõtte, et Vana-Haapsalu seltsi võivad kuuluda need, kellel on kinnisvara vanalinnas ja majal on puitaknad. Et kui ma olen ise sellises seltsis, siis ma ei saa oma maja teha ju valesti. Et ikkagi see väike seltsi niisugune tõuge on, et see Karja tänav tehti 2006, eks ole, mis esimesed kohvikud tulid, et hakkas neid lilli tulema ja siis oli see Haapsalu kaunistamise selline projekt, oli linnavalitsus vedas tolleaegne linnapea, sai neid ilusaid maju nagu hinnatud, et kes siin lillepotte rohkem paneb ja ma arvan küll, et natuke ikka mõju on olnud, et kogu keskkond, et mitte üksikud majad. Ja miks praegu seda Haapsalut ju nii armastatakse, lihtsalt see tänavavõrgustik ja kõik need ühe nurga tagant ilusa vaade kui teise tagant, et kõik pingutavad, sa ei saa ju naabrist kehvem olla. Et ma väga loodan, et meie seltsil on natuke siin nagu ja isiklikul eeskujul selline mõju olnud ja ka linnavalitsusele.